nii, tere! Olen jõudnud omadega juba Nõmme-Harku terviseradadele, 11 kilomeeter. Ratas sai tehtud ja nüüd tegin sellise mõnusa jooksu peale. Ratas oli lihtsalt 25 kilomeetrit ja jooksus tuleb 4. Et praegu, trennidega on nagu on, et selles mõttes, et ega enam midagi parandada ei ole. Töö on tehtud, nüüd lihtsalt on vaja lihvida ja nagu vormi hoida. Tänane päevakava on lihtne. Trennid on kohe lõunaks tehtud, siis on vaja lõunasöögil käia. Ja minna Noblessnerisse pressikonverentsile. Kell 2 peaks see toimuma. Mingi hetk liigun sinna. Õhtul on juba briefing kell 6 õhtul ja õhtul aitan veel pennal asju veits timmida, vaadata, mis tal vaja on. Kaamera siin kinni panna ja asjaga edasi minna. Näeme juba Noblessneris. Meie head eeskujud kindlasti on inspireerinud väga paljusid inimesi ka sel aastal osalema või üleüldse liikuma. Kuidas sina tunned endal eeskuju rolli tippsportlasena? Kindlasti ma olen eeskuju ja ma pean seda eeskuju näitama ka rahvale, mismoodi olla tubli sportlane. Et eelmine aasta jagati siis triatloni hooaja lõppu siis üritusel mulle isegi tiitel aasta eeskuju 2020, mis oli minu jaoks väga üllatav. Ehk siis juba siuke asi näitab seda, et see, mis ma teen, mida ma näitan sotsmeedias, see läheb rahvale korda nii vanematele, nii noortele kui lastele, et see pakub mulle rõõmu ja kindlasti ma teen seda edasi, et olla pildis, näidata, et ka tippspordina on siuke sisu loomine väga teretulnud ja kui sa seda hästi teed, siis on ka sul palju jälgijaid. No kui me juba siin oleme, siis sa võid endale vabalt ka teha reklaami, kus inimesed saavad sind jälgida, et saada lisainspiratsiooni. Mind saab jälgida nii Instagramis, Facebookis on mul sportlase lehekülg ja nüüd mõni kuu tagasi ma alustasin ka väikse YouTube'i tegemisega, et olen hakanud videosid tegema. Panete mu nime otsingusse, leiate kohe kanali üles ja praegugi mul on käsil niimoodi, et ma teen iga päev ühe video, et nädal enne võistlust, et mismoodi mul päevad välja näevad ja siis peale võistlust tuleb ka väike analüüs. Väga äge, lähen kohe peale pressikonverentsi, võtan video lahti ja vaatan. Aga räägi, mis strateegiaga lähed sina pühapäeva hommikul rajale? No eks see strateegia panemine on veel siin tänase ja homse päeva teema, et kindlasti ma pean üle vaatama selle analüüsi, mis ma tegin eelmine aasta, et vaadata üle, mismoodi või mida ma kirjutasin sinna, et võtta need asjad kaasa sealt. Ja midagi uut ma otseselt proovima ei hakka, et ikkagi samamoodi peale minna nagu eelmine aasta, et alla 4 tunni teha esimest korda oma poolikut, siis tundub, et eelmine aasta ma tegin juba seda päris korrektselt ja ma arvan, et midagi suurt muutma ei pea. Et taktika on lihtne, et ujun, sõidan ja jooksen ja olengi finišis. Ja väga lihtne, täpselt nii. Kas sul oleks mõned soovitused anda näiteks neile sportlastele, kes tulevad homme esimest korda rajale? Ja Taavi, sulle kommentaariks ma tahan öelda, et tegelikult Nike'l on üks väga äge slogan, kus ta ütlevad, et if you have a body, you're an athlete. Nii et lihtsalt teadke, kõigile, kellel on kehad, te olete sportlased. Kevin, mis oleksid sinu soovitused neile? Minu soovitused, et võtke asja rahulikult, tehke oma asja, et ärge hakake seal siis oma vahel vanuseklassi inimestega nagu võistlema, et kuna ikkagi distants on pikk, rajal olete kaua, et tehke oma asja, olge oma mõtetes ja te jõuate finišisse, et selles mõttes
ei ole mõtet hakata siin siis harrastajate vahel nii-öelda mingit lõpusporti tegema, et nagunii kõik jõuate finišisse. Ma loodan, et te tegite märkmeid, Taavi, Luisa. Aitäh, Kevin, ja palju jõudu sulle samamoodi pühapäevaks. Ja aitäh.